nii, Kirkel loeb raamatut. Kirke, kui vana sa oled? 5. Selge, hakkame lugema. Esimesest lehest ikka. Ikka otsast peale. Täpsi seiklused. Nii. Seda kohta ma ei tea. Hakka otsast peale. Ei, Anna loe sealt, kus sa tead. Okei. No vaata. Ma tean seda, kus see on. Õhtu saabudes luges tähed rapsakalt taevade keelt välja ja oli see esimene täht, kes sel õhtul taevas särama lõi. Loomulikult ei mannanud ta niisama lihtsalt seal särada. Täpselt lausa kibeles maapealset lastega uneseiklustele, aga häda, ükski laps polnud veel magama jäänud. Isegi Maiken ja Pedrik, kes olid muidu suured unekotid, ei maganud veel. Nad olid küll kumbki oma voodis tegi on, aga magamise asemel nad hoopis voilasid. Ei, tüdrukutest ei saa elu ilmaski kosmonaute, vaidles Pedrik. Saab küll, miks ei saa, vaidles Maiken talle ägedalt vastu. Ei saa ja kõike Pedrik endale kindlaks, sellepärast et tüdrukud on tüdrukud, aga mitte poisid. Või et tüdrukud on tüdrukud. Tead, Pedrik, mina ikka kuu peale oma jutuga. Ja siis see juhtuski. Tugev tuuleiil lõi pauguga lahti lastetoa akna ja otse kui võluväel tuhises Pedrik koos oma padjaga sealt välja. Nüüd siit. Jah. Maiken jõlitas ammuli suvi Pedriku tühja voodit ja vaatas siis jahmalt lahtise akna poole. Pohoh, aknalaual istus tähedaps, kiired imetused peast püsti. Täps, kas sina tegid seda? Küsis Maiken täpselt ammuli suvi. Ei, mina ei teinud midagi, ütles Täps. Mina ainult mõtlesin. Täps rääkis, et kui ta oli samal ajal, kui Maiken oli Pedriku oma jutuga kuu peale satnud, oli ta mõelnud, et kuu peal võiks ära käia küll. Ja siis see Pedrik sinna poole lendaski, ütles Täps. Kas sa tahad öelda, et ta läkski kuu peale? Läks vist jah, sa ise saatsite sinna. Maikenil hakkas juba väike veenas hirmus kahju. Vaene Pedrik peab üksi kuu peal olema. Ma ei ütle talle enam kunagi, et minguda kuu peale. Või ka, polegi ilus öelda. Palun, kallis Täps, mõtle palun Pedrik jälle maa peale tagasi, palus Maiken. Ma proovin, ütles Täps ja pani silmad kinni ja mõtles nii, kuidas jaksas. Pedrik, tule tagasi, aga tühja. Polnud Pedrikut ega ka tema patja. Noh, siis tuleb meil talle järele minna, ütles Täps. Täps võttis hoogu, haaras lennult Maikeni oma kiirte vahele ja sööstis koos temaga kuu poole. Näe, Pedrik ongi seal, rõõmustas Maiken, kui nad kuule juba päris lähedal olid jõudnud. Tõepoolest, Pedrik põõnas keset kuud, nagu poleks midagi juhtunud. Ta ärkas las siis, kui Täps ja Maiken ta kõrvas suure mütsatusega maandusid. Põmm, kus ma olen, küsis Pedrik silmi hõõrades. Hihihihi, Täps kihitas naera. Usu, Veera, usu, aga sa oled kuu peal. Pedrik oli kindel, et Täps teeb nalja, aga kui ta nägi enda ümber ainult taevatähti ja silmas kaugel eemal tüdrukest maakera, siis ei olnud tal muud üle, kui uskuma hakata. Mis edasi? Kuidas ma siia sain? Imestas Pedrik. Kuidas ma siia sain? Imestas Pedrik. Noh, sa pidid ju lugema. Jaa. Kuidas ma siia sain? Küsis Pedrik. Nüüd oli Maikene kord seletada. Tuletas talle meelde, kuidas nad terve õhtu oli vaielnud ja siis vaatasin sulle täitsa kogemata, et mine kuu peale. Ja sa läksidki, ütles Maiken. Just nii see oligi, kinnitas Täps. Meelne on nüüd sulle järele. No, mis siis edasi oli? Jah. Näisime kuu uurdeid, ütles Täps.
mängime jah, Kuu-uurijaid, kilkasid Maiken ja Petrik. Täps tegi hirmust targa näo pähe ja hakkas ninamaas Kuud uurima. Kas teate, mis ma avastasin? Küsis ta mõne aja pärast. Kuu peal ei kasva rohi. Muidugi ei kasva, muidu oleks kuu ju roheline, naersid Maiken ja Petrik. Pealegi polnud seal muud kui tolm ja kivi. Sellepärast ei saanud ka seal midagi kasvada. Ei rohi, ei lilled, ei puurikapõõsad. Vaatame, kas teie ka midagi avastate, ütles Täps. Noh, tuleb veel või? Jah, tuleb küll, mul läks meelest ära peale mõtlema. Jah. Maiken hakkas ka ninamaas Kuud uurima. Kas teate, mina avastasin ka midagi, ütles Maiken. Aga mis sa siis avastasid, ütles Täps. Ma avastasin, et Kuu on tavaliselt konksukujuline ja lame, aga nüüd on ta hoopis ümmargune nagu kero, mitte selline lapik ja konksukujuline, ütles Maiken. No, kas tuleb veel mõnda juttu või? Jaa. Räägi siis jutusta siis edasi meid. Suured augud närinud. Ei, me vahetus minna juures oleksid ikka. Ma saan siit sind ka natuke pildi peale, mitte ainult raamatut. Pärast on nii vaadata. Jutusta meile see lugu lõpuni ja siis ma saan tulla. Või loe see lugu lõpuni, jah, nagu sa ütlesid. Kaljakas ei tea. Ja Petrik leidis, et keegi on Kuu peale suured augud närinud. Arvatavasti kuuhiired tähendas ta. Auke oli Kuu pinnal tõesti palju, kuid vabandatel hiirte tuleb. Kuu pole ju omatigi juustust tehtud. Noh, kas nüüd see lugu kõik või? Oota. See kõik või? Ei, lugu ei saa selle otsa. Sellepärast, et koju lasaksin selle otsa. Olgu. Teeme praegu pausi või? Okei. Sa väsisid natuke ära, ma vaatan. Jah. Teeme siis pausi. Jah. Ma panen ta pusle lõpuni, mis mul enne tuleb. No selge. Raamatust, jah. Pane raamat kapi peale, musi. Okei.